Kuulake järgmist heliklippi. Kas tajute müra seest mingeid sõnu? Aga väikeste vihjete abil? Ilmselt kuulsite nii ekraanil olnud sõnu kui ka muid variante. Ometigi kordus müra sees tegelikult ainult üks sama sõna, milleks oli psühhobuss. Kohe selgub, mis mõjutab meie tajuelamusi ning mida see katse ütleb meie aju kohta. Helilainete jõudmisel sisekõrva tõlgendatakse õhuvõnked karvarakkude abil elektrilisteks närviimpulssideks, mis liiguvad kuulmisnärvi kaudu aju. Paremakäelistel inimestel on harilikult parem ajupoolkera spetsialiseerunud rütmi ja helikõrguse eristamisele. Vasakus ajupoolkeras asuvad närvivõrgustikud, mille ülesandeks on ümbruskonnas olevast mürast lugeda välja tähenduslikke sõnu. Suvaline müra ei ole aju jaoks tähenduslik. Kuuldud sõna muudab aga aktiivseks mingi kindla närvivõrgustiku. Kuid samad võrgustikud aktiveeruvad veidike ka siis, kui lugeda ekraanilt vastavaid sõnu. Seega on neil aktiivsusmustritel lugemise järel vaja palju väiksemat tõuget selleks, et justkui kuulda müra sees täpselt seda, mida vihjeks ette oli antud. Antud närvivõrgustik on justkui eelnevalt juba soe. Meie tajuelamusi mõjutavad ka isiklik hetke meeleolu ning erinevad eelteadmised. Näiteks võivad teise keeletaustaga inimesed kuulda samast helist välja hoopis teisi sõnu. Rolli mängib ka keskkond ja inimese üldine seisund. Nii võimegi kuulda hirmu tekitavas vanas majas kummitusi, kuigi tegelikult ulub seal vaid tuul.